Kas sooviksite tuttavaks saada Eesti kõige tugevama mehega? Kui jah, siis jääge telerite ette, sest kohe lähen külla Rauno Heinlane. Tere, Rauno! Tere! Kas tohib sulle külla tulla? Ikka, palun. Tõin sulle tordi ka, tõtta ma ei tea, et kas sa enne võistlusi üldse magusat süüa võid, aga... Ma võin kõike süüa alati, nii et suured tänud. No nii, teeme lahti ja vaatame, kuidas elad siin. Jah, aasta keles. Rauno, ole hea, et räägi, kuidas sa üldse siia Kõrveküla kanti sattusid? No Kõrvekülas konkreetselt olen eluaeg elanud, et olen küll maailmas ringi rändanud palju, aga maandunud ikka see saama ligidale, et see on nüüd Kõrvekülast paar kilomeetrit edasi. On see, et korteris väga elada ei tahtnud, mõtlesin, et perega juba suurem, et ikka maja oleks vaja ja siis sõber Lauri Nämi, teine rammumees, temal on palkmaja firma ja siis tema heale pakkumisele ja siis ma selle maja sain lasta teha tal, et see on põhimõtteliselt nüüd täitsa valmis nagu see aasta saanud, et... No ma tunnen jah sellist uue maja lõkna. Et aasta aega umbes olen sees elanud, aga teine korras valmis alles see aasta. Siin on siis see põhiline koht, kus ollakse või? Jah, et see on... Meie naisega vaatame siin toast telekat. Lastel on oma telekatuba. Sest neid multifilme ei jõua ise kogu aeg vaadata. Siis on lihtsam... Millised multifilmid menüüs on? Et kas ka Marsa? Kõik. Et ma olen neile muretsenud kõva ketta peale mitmeid sadu multikaid. Kõik, mis kinodes on olemas neile. Mis siin salata tegelikult rahvast erutab kõige enam see, et mida rammumees sööb, et äkki piiluks see külmkappi? Ikka võib piiluda, aga ma olen natukene teistsugune rammumees, et seda juba nii mõnedki teavad, et siit kapist, erandi juhul praegu siin on natuke liha, aga lihatooteid ei leia, et... Mis on ikka kurdid ja... No jah, et ma olen rohkem inimene, kes sööb piimatooteid ja... Nõosingid. Piimatooteid, jah? No ega neid ka siin ikka jagub. No, tegelikult täna ei ole... Näed, see kiivike seal alla ei jää, et munad on hoopis. Täna ei ole veel toidupoodi jõudnud, jah, et küpsetasin küll täna hommiku ise tegin tuuletaskuid kiiruga, et... Vaadake kõike. Ta Rauno küpsetatud hommikul. Uskumatu lausa. See on midagi sellist teed. Seda ma oskan. Aga ma nägin, kuskil on siin kangemat kraami ka, et kuskil sulle roleda. Valikut on, aga ise väga kasutaja, jah, et ei ole, et ongi mõeldud nagu sünnipäevalt on palju kingitud, siis on topitud siia otsa ja no, valikut võib olema, et kõigil pakkuda, mis soovitakse. Külalised lahendavad ära asja. Jah, pole probleeme. Köök on küll väga hästi lahendatud, et terve pere saab siin ühiselt kokku. Isa tehtud. Isa tehtud. Tubli isa sul. Jah. Kuskilt tellida on päris kallid, aga õnneks on materjali rahaga saanud. Millega sa siin kütad, et sul on siin nagu beachparty nii soe? Läks täna valjuks üle pika aja panin küttesse, puiduküttega on jah, et aga kütte töötab hästi järelikult, et palav on küll, jah. Nii, lähen vaatama, kus sul siin need printsessi toad on. Jep. Siin on roosat värvi. Ikka. Tervist, lapsed majas. See oleks Mari-Elisa. Tere. Karuaavitsad ja kas hakatakse kooli minema siin või? Järgmine aasta on jah, see aasta on eelkool, et piisavalt küps juba. No kuidas tundub, et tähed ja kõik selged? On tähed selged? Mis tähte sa värvid praegu? See on G. No väga lahe, siin on nii roosase tuba, et teadlikult või küsisid? No, lapse käest küsisid, mis värv sobib sulle. Roosa ja valge ikka. Nii nagu nendel väikestel lastel on. Tütarlastel. Siin on üks teine laps veel. Tere! Siin on poisituba. Poisituba. No vot kohe aru saada ikka. Pallid. Teised värvid. Jaa, absoluutselt. Poisid esimene karikas ka see aasta ATV rallil käis. See on ka päris karmala ju. Jaa. Kolmas koht. 2 sõitu oli esimese sõidu võitis, elus esimest korda sõitis, aga teise sõiduga pani vähe võssa, et kakestus. Et oleks nad esikohagi. Autoga peab ikka või sellise ATV-ga peab võssa panema. Ikka juhtub, jah. Ja siin siis rammumees magab? Jah. Lähme hüppan voodis ka või? Ei hüppa jah. Sina võid hüppata, aga mina ei saa hüppata selle pärast. Võtki läheb ragised. Ma olen seda parandanud juba, jah. Kus pool sina, kus see lohk on? Ei ole lohku, madrats on hea. Aga
ei teha sellised voodid tänapäeval, mis vastu peaks. Et ma pidin ise kõik ümber ehitama. Et oli küll tellitud eritellimusega, aga ikka. Kuule, ennist me korra käisime siin, et sul on siin väga suured plaanid, mis sa veel tahad teha õues, et räägi. Siin neid jätkub, jah. No nii, nüüd tuleme siia rõdu peale. Ma vaatan, et ega naabrid päris kuklasse ei hinga. Õnneks mitte, et üks naaber on, et meil on 2 peale tiik. Et noh, eks jõuab veel, ma olen siin nii vähe aega olnud, et eks aia tahaks ikka panna tervele krundile ümber, et plaane on palju ja siis sauna ma tahtsin küll suuremat, aga arvestades seda, et kui on oma maja, siis tahad krutta, et saun ka oleks, et siis ma võtsin kõige kiirema variandi tünni sauna endale. Kraanaga tuldi kohale, mõtlesin, ma võtsin 6 rammumeest, et see ei kaalu tegelikult palju, et tõstame ise paika. Me ei tõsta mitte kuhugile seda. Ausalt. Sa oled laevaga liigutanud paigast. Ja ei tõsta ja siis ma tellisin kraana, mis tõstis ukse eest sinnani välja, et muidu paika ei oleks saanud. Aga plaan on siin jah, et kindlasti on kevadel nüüd see aed ja siis tahan seda suurt grillkoda või puhkenurka, kui ta nimetada, et siia sauna kõrvale teha. See suvi otsa oli mul seal suur telk oli. Et sinna tahaks panna siis lõpuks kõik need karikad, mis saalis on. Et jah, praegu nad ajutiselt viidud sinna kõrvale spordihallina. Aga tegelikult päris pull, et tuled saunast ja hüppad kohe tiiki ja oled proovinud ka juba, jah? Ikka. Ainukene probleem ongi, et kui nüüd talv tuleb, et siis vahemaa jääb liiga pikaks. Nüüd. Külmad selle aja peal ära juba. Sina ikka ei külmu. Et oleks jah, üks saun võiks siin nurga peal veel olla. Aga selle jaoks on see kümblustünn ka, et saab sinna ka vee panna. Aga kuidas muidu naabritega läbisaamine on? Naabritega ei saa hästi läbi, et meil väga kokkupuuteid ei olegi, sest tema maja on nii kaugel, minu maja kaugemal, et nii palju kui näeme, siis teretame. See ongi peamine. Jah, mis siin ikka vaja. Väga tore, mis sa arvad, kas räägime allkorrusel istu maha ja räägime törts tööjuttu ka, jah? Jah, on. Aga Rauno, räägi, mida tähendab olla tipptasemel rammumees? Sa oled korduvalt selle nagu nii vastanud? Korduvalt vastanud küll, aga minu jaoks on see täielik tavaelu, sest nagu ma olen korduvalt öelnud, et tõstmisega alustasin juba 10-aastaselt, praegu olen 32-aastane, et siis minu elustiil pole mitte midagi muutunud ja rammumeest konkreetselt olen teinud 18. eluaastast, see on juba 14 aastat. Hetkel olen küll parimas vormis tippu jõudnud. Noh, mis ta kindlasti 5 korda nädalas tuleb trenni teha, süüa tuleb palju. Minu probleem ongi see, et ma ei söö palju, sellepärast ma nii väike olengi võrreldes teistega, kes seal on, teised on 150-60 kilo, ma olen 130, 135, oleneb päevast. Et noh, toitumine on põhiline ja trenn, aga noh, mis siin pereelu nagu segabki, on see trenni poole pealt, et kui 5 korda nädalas peab trenni tegema, tööl ka veel käima, et siis jääb seda kodusoleku aega väheks. Et see on kõige suurem probleem, aga selle arvelt laupäevad, pühapäevad, kui võistlushooaega ei ole, siis tuleb alati kuhugi viia peret, et see aeg tasa teha. Kusjuures ma olen alati arvanud, et see nii-öelda jõu tõstmine ja rammu katsumine, et siis see toobki sul leiva lauale, aga see vist ei olegi nii. No jõu tõstmine on eraldi ala, seal on 3 ala, see on kangiga tõstma, seda ma olen hästi palju teinud väiksena. Sealt ei saa mitte mingisugust rahalist toetust. Aga rammumeesport sellepärast mulle meeldibki, et mingid aastad tagasi siin, kui ma eelmises töökohas veel töötasin, siis ma sain teise palga nagu selle spordialaga juurde. Et sain sponsori selle töökoha lisaks sponsoriks ja võistlus oli 10 tükki aastas ikka. Ja nendelt, kui pidevalt esikohti saada, siis saad ikka midagi. Kui seal 5-6 oled, siis jah, et Champion liigas need tasud on muidugi suuremad, et seal 5-6 koht saab ka raha, aga meil Eestis on jah, seda konkreetset raha pärast teha ei saa, et sellest ära elada ei saa. Maailmas on mõni üksik, mina tean 2 inimest näiteks, nagu, kes elavad ainult sellest spordialast, aga neil on sponsorid asjad taga, aga üldjuhult ikka kõik on tavalised tööinimesed. No sa mõned ajad tagasi tulid Leedust suure karikaga koju. Kas tunned end nüüd ka, et sa oled Eestis staarrammumees?
No, nagu ma öelnud, ma seda nii kaua teinud, et jah, nii mõnigi ütles, et noh, et kas nüüd tõused ära, et uhkeks nina püsti, aga ma ei tea, see on küll suur võit, hästi tähtis, kõike nii, aga samas mul mingit erilist emotsiooni nagu muud ei olnud, sest et see oli nagu järjekordne võistlus, mille ma võitsin. Et samas neid võite on väga palju olnud, et täpselt samamoodi läheb kõik minu jaoks edasi. Kui suur võistlus see Savitase võistlus on? Või kui tähtis? Championiga etapp on 14 aastas. Lauri Nemi on see aasta käinud enamusi nagu esindamas, et mina alles sain vigastusest nagu tagasi tulla, et ma olen see aasta, see oli 3. etapp, et Soomes ma olin 3. ja Poolas oli vähe kehvemini, läksin 6. ja nüüd siis võitsin. Aga eriliseks teeb see sellepärast, et see on 3. korda ja 2 korda on varem selle Savitskas ise võitnud ja see aasta ta ei osalenud. Et oligi nüüd võimalik uuel inimesel võita ja sealt siis sai ka lisaks veel Savitskase graveeringuga ekstra tema jaoks nagu tehtud kella, et neid on maailmas 500 tükki ainult. Näita. Jah, see on siin käe peal ja see on väga uhke. Suht uhke, jah, ma olen täitsa rahul sellega. Aga tähtsuselt on see Championiga etappidest, mina ütleks, et kõige tähtsam. Sellepärast, et see tase, kes seal kohal oli hästi kõva. Alati leedukad on ise hästi kõvad. Näiteks üks leedukas, kes muidu ei käi Championiga etappidel, aga kui on Leedu kohalik võistlus, siis saab 3 inimest sealt. Ja ta on 42-aastane ja ta oli sellest 12 võistlejast 5. Et ta teeb nii hästi, aga alati ongi ühest riigist on üks esindaja. Et välismaale taast ongi ainult kas Savitskas või Blekaitis esindaja. Tema nimi on Brusovkas ja siis tema jaoks nagu ruumi ei ole, et tema sai enda Leedus näidata ennast. Et tase on seal väga kõrge ja alad on alati läbi aegade ühed raskemad olnud ja 2 päeva võistlust, 8 ala, muidu on tavaliselt 1 päev, kõik läheb kiiremini, et see teeb selle võidu eriti heaks. Kui koju tulid, siis kuidas sind vastu võeti? Asi oli selles, et mul elukaaslane oli kaasas, lapsed, üks laps oli ühes kohas ja teises kohas, et keegi ei võtnudki vastu mind, et me ise tulime ja oligi väga raske oli see, et ma pidin olema kohe esmaspäevaks kodust tagasi. Et nii kui võistlus sai läbi, siis ma hakkasin ööse sõitma, terve öö otsa sõitsin, 7 tundi sõitu, hommiku alles jõudsin koju, et nii kui koju sain, kohe magama ja aga kui ma üles ärkasin ja lõpuks trenni jälle läksin, et siis jah, neid häid emotsioone oli päris palju. Rammumees olla vist on ikka väga raske. Kui tihti siin tuleb näiteks ette erinevaid vigastusi? No siiamaani oli mul kõik hästi, et pidevalt kui küsiti, ma ütlesin, et mul ei ole nagu eriti olnud, aga sellest siis nagu vist sain tagantjärgi kõik see kõige hullema, et noh, sellest on igal pool lehes ka juttu olnud, et kannakõõlus läks katki, siis arstid ei märganud? Ei, see oli lihtne, et kannakõõlus läks katki, tehti korda, aga arstid ei märganud seda, et see asi läks mädanema ja siis ma läksin omal algatusel, läksin sinna tagasi, ütlesin, et see asi on väga-väga kolene. Algul öeldi jah, et ei ole hullu midagi, peabki olema selline, aga siis tuli vähe kogenenum arst, nägi selle ära, kohe haiglasse aparaat külge mingi, mis sealt vedelik välja võttis ja siis juhtus seal igast asju veel, võeti seal mingeid asju mul ära, mis ei oleks tohtinud võtta, öeldi, et kõige valusam oli see, et öeldi, et ma ei saa kunagi sporti enam teha. Ma ütlesin, see ei ole võimalik. Ei, no ma ka lehest lugesin, et nüüd lõpetab karjääri. Ja pole öeldigi jah, et noh, kui arst ütles konkreetselt, et ärge lootkegi, et te nüüd enam teha saate, aga ma teadsin, et minul ükskõik mis vigastus ka ole, ma teen kindlasti edasi. Ja nüüd ma olen enda elu tippvormis jälle. Kindlasti peale seda võistlust oli ka muidugi 2 päeva oli jalg väga valus, et 1 päev ma täitsa lunkasin, aga see läheb üle ja nii ma teen. Ma olen YouTube'is vaadanud taolisi klippe, ma ei tea, kas need on ka reaalsed. Ma küsin nüüd sinu käest, et mehed pumpavad ennast jõusaalis ja siis äkki veresoon lõhkeb ja tohutul hulgal verd purskab laiali, et vastab see tõele? Ei, nii kindlasti ei ole. Et ainukene asi, mis asi on, kui ninas veresoon läheb katki, et tänu vererõhule, kõrgele vererõhule, et siis küll ninast tuleb verd ja värki, aga käe peal veresoonet mitte kuidagi ei lõhke. Et kui nad lähevad lõhki, siis ta läheb naha all lõhke ja siis läheb siniseks paiste sealt kõik ja läheb lillaks nahaalune. See on, kui on lihasrebestused või seal mingid sellised asjad, aga verd küll sealt välja ei tule.
Ja siit õudusjuttude juurest käime ära Kõrveküla spordihallis ja lähme loeme Rauno karikad ja medalid üle. No nii, Rauno, kas siin on siis sinu uhkus ja varadus? Jah, nii tuleb välja, et nüüd see nädal tagasi kõige väärtuslikum karikas on siia kõige ülesse pandud. Savikas klassika. Ja teine üks väärtuslikum on Champions League selle aasta 3. koht Vaasas on see ja siis samas kõige väärtuslikum, kõige väiksem on 1998. aastal, siis see on jõutõstmises, et see on mu esimene karikatest. Medaleid on küll varem juba mingi, ma siin vaatasin, mingi 95 ja võib-olla varemgi on juba medaleid. Mis võistlusega tegemist oli, et kui sa nüüd meenutad? Medalitest? Ei, see on jõutõstmine, see on nagu 3 ala, et seal on tõstmine, aga esimene medal on klassikalises tõstmises, milles ma väga tegija ei ole, aga ma olen käinud võistlemas kõikidel tõstmisaladel. Ja siis üks ilusamaid selle aasta Eesti meistrivõistluste 5. korda Eesti meister olnud, siis on see klaasist. Ja igasuguseid on siin, et päris palju. Kust riikidest need kõik pärinevad? No põhiliselt on ikkagi Eesti, Läti, Leedu, et siin vaadata üles nüüd. Eestit on hästi palju, siis ma olen hästi palju käinud Leedus ka, Lätis on natukene vähem, aga karikaid ma olen kõige kaugem, kus ma osalenud olen, on Austraalia. Sealt anti mõõkasid mulle, et ma elasin aasta aega Austraalias. Sealt on mul mitu mõõka. Kuidas neid üle said tuua siis? Need tulid maapostiga ja 6 kuud hiljem sain kätte, kui ma tulin tagasi. Aga mujalt, välismaalt nii kaugelt ei ole mul karikaid. Et jah, minu võistlus on Eesti, Läti, Leedu, Soome ja sellised riigid olnud. Aga noor mees, et neid võistlusi tuleb veel. Kindlasti tuleb. Mulle räägi see nali nüüd ikka siin kaamera ees ka ära, et su lapse kasvataja käis neid karikaid üle vaatamas. Mis ta rääkis? No laps mulle rääkis jah, et ta oli öelnud kasvatajale, et need on kõik minu issi karikad. Ja siis nädal aega hiljem oldi küsitud, et kas ikka on niimoodi. Aga on küll jah, need on kõik minu omad. No nii, lapsed, rääkige, milline teie isa Rauno on? Tugev. Ja. Kuidas see välja näeb, et ta tugev on? No kohe saab aru, et ta on tugev, kui me käime temaga aega trennis. Ahaa. Kui me käime temaga kaasas, siis kui me näeme, mida ta teeb, siis me saame kohe aru, et ta on tugev. Ahaa. Mida ta kõige paremini teeb, kas tõstab kangi või kive tõstab või? Mis teile meeldib? Kive, jah? Kui suuri kive ta tõstab? Mina pakuks kange. Kas te olete temaga käinud ka võistlustel kaasas? Jaa. Leedus käisime vaatamas. Oli huvitav? Jaa. Sina oled ka ju kuskilt võidu koju toonud. Kas HTV sõidus või? Jaa. Räägi sellest lähemalt. No ma esimest korda käisin motokrossi võistlustel ja jäin seal 3. kohaks. Esimese sõidu võitsin, aga teisel sõidul lendasin rajalt välja hüppekohalt. Oli jube ka või? Jaa. Ai. Aga 3. koha said, jah? Mis siis isa ütles kodus? No tubli ikka, et olen, esimese korraga pole paha. Loomulikult. Vägev mees on ju. Aga sina tegeled ka veel millegagi? Millega? Iluvõimlemisega. See on nii ilus tüdrukute ala on. Kuidas sulle seal meeldib? Väga hästi. Kas sa tahad seal ka maailma parimaks saada? Jaa, aga mõnikord, siis kui ma trenni lähen, siis ma väga ei taha minna, aga siis kui ma juba trennis olen, siis mul nagu väga meeldib. Ausalt? Väga lähe, aga varsti lähed ju kooli ka, kas tähed ja numbrid kõik selged? Ootad juba kooli minemist? Jaa. No väga tore. Ja ma olen mõnikord lugenud isegi 100-ni. Seda on ju nii palju. Kuule, siis sa saab kindlasti kooli sisse. No Rauno, arvata võib, et traktori tõmbamine on sinu jaoks käkitegu, aga sa oled ka nihutanud paigast laevasid ja tont teab, mida veel lennukeid.
Kust sellised hulljulged mõtted tulevad? Endal neid mõtteid ei tulegi, et ise teen konkreetselt trenni jõusaalis, tõstan neid asju, mis seal on, aga et promoda neid rammumehe üritusi, siis need inimesed, kes neid promovad, nemad mõtlevad välja näiteks see laeva tõmbamise üritus. Taheti algul teha Guinnessi rekordit, aga selle jaoks öeldi, et tuleb 100 meetrit tõmmata seda. Sellist sadamat ei ole meil Eestis, kus saaks 100 meetrit laeva tõmmata. Et siis tehti lihtsalt nagu promoda eelmise aasta tagasi seda võistlust, mis tuli siis nende välja mõeldud, sest meie oleme need, kes lähevad teevad selle ära. Mis järgmine plaan on? Mingi selline utoopiline plaan, mida nüüd tiritävi tõmmata? Õnneks ma ei tea, et nad midagi veel hullemat seal välja oleks mõeldud, aga kõige tähtsam, mis minu jaoks praegu on järgmine nädalavahetusvõistlus ja et see suurim Eesti võistlus, mis läbi aegade nüüd olnud on, tuleb, tahaks selle ikka väga hästi teha. Kuidas su arv on? Nagu näha, siis nädal tagasi oli väga hea. Et loodame, et on sama hea. No rammumeeste võistlustel on ka mitmesuguseid erinevaid voore. Kas nende hulgas on sinul ka mõned lemmikud voorud? Mida sulle meeldib teha nimetatakse alad. Või alad, jah. See ei ole missi valimine. See ei ole, jah. Et ikka loogiline, et minu lemmikala on jõutõmme näiteks korduste peale, milles ma olen võitnud kõiki maailmas. Ja siis kindlasti on suured kivid ja eks neid on veel. Nüüd viimasel ajal on, mis oli minu kõige halvem ala, oli palkide üles surumised, sellised alad üles kõik, mis läheb. Aga nüüd ma võitsin jälle siin Tsempeliga neid esimesi inimesi, kes selle liidrid on. Et aeg näitab, et kõik läheb heaks. Kuidas õlad vastu peavad ja kuidas neid üldse treenid, et nad haiget või valu ei teeks? Teevad valu ikka, et treeni palju tahad, järjest rohkem teevad, aga see ongi, et kui nüüd see viimane võistlus saab läbi, siis ma võtan kohe aja maha, hakkan tegema väiksemate raskustega rohkem kordusi ja ehk siis nagu hooaja välistrenni, et kui uuesti kevad tuleb, siis lähevad uuesti suureks raskused ja jälle uuesti tapmiseks, aga praegu tuleb nüüd aeg maha võtta, et saaks taastuda. Sest aastaringselt kogu aeg suuri raskusi teha, selleks keha ei pea vastu. Aga räägi, Rauno, kuidas ikkagi peale selliste tippvõistluste pinged maha võtad? Ja kuidas taastumine käib? Ütleme, pinge kohe langeb siis, kui on viimase ala lõpetad, sest et mina olen, võib-olla miks mul nii hästi läheb, on see, et ma narveerin väga palju. Enne võistlusele minemist mul tekib selline, otse nüüd öelda, okserefleks, ajab täiesti öökiv enne esimest ala. Ma olen nii närvis, et ma lähen sinna, käed värisevad nagu hull oleks teine. Aga kui ma need alad ära teen ja viimane ala lõpeb, siis on täiesti vanarahu ise, et see on nii rahulik olla. Aga taastus on üks päev trenni ei lähe juba jälle, hakkab otsast peale. Ütleme, kui sa oled võistlustel ja tuleb see esimene ala, et sa pead ennast kuidagi nagu üles kütma või vihaseks ajama või milleks ajama? Mina ei pea, minul lihtsalt läheb närv. Teised võivad peale, aga mina lihtsalt olen nii närvis, et ma ei pea midagi üles kütma ennast. Mõni seal küll ma olen näinud, mitte küll meie tipptasemel võistlustel, aga seal amatööride seas ma olen näinud, et panevad seda heavy metalit, kuulavad kõrvaklappidega hästi kõvasti ja midagi sellist, aga ma ei näe küll, et sellel mõtet oleks. No äkki ka Ivo Linna või Tarmo Pihlap kõrva ja... Jah, ja see on magama. Kuidas pere sinu tegemistele kaasa elab? Ema, isa, naine, lapsed? Ema, isa vaatavad kõike telekast, Eesti etappe, mis siin on. Käivad vaatamas, elukaaslane käib mul kaasas enamus kordadel, sellepärast, et seal on mingid pisiasjad näiteks, kui on kivi tõstmine, on vaja panna ühed asjad käe peale ja samas, kui ise oled mingi ala just teinud, sa oled nii väsinud ja sa ei jõua kõike ise teha. Et siis abi on päris palju, et aitavad ikka. Jutt läks siin hõrnalt naise peale. Kuidas oma kaasaga tutvusid? Noh, jah.
sel teemal nagu väga ei julgegi rääkida, aga see on see saade, kus võib. Jah, loodame, et paljud inimesed ei vaata. Mida nad teevad, nad vaatavad. No, see oli nali. Ja selline, jah, kui ma ütlen, et naine võttis konkreetselt ise minuga internetis ühendust, et hakkas juttu ajama ja siis ma vastasin küsimustele ja siis saime juba ühes jõusaalis kokku, läksime koos trenni ja sealt edasi ja nüüd oleme juba peaaegu aasta aega koos. Kõlab päris romantiliselt. Noh, jah. Kas ta sind teinekord üllatab ka? Ei, ta ikka üllatab mind enda küpsetamisoskustega. Et üks päev tulin koju, oli stritsel tehtud. Ma maitsesin, ütlesin, et kus poes sa ostsid seda. Ütlesin, et ise tegi. Ma ütlesin, ma ei usu elu seest. Aga ma nägin järgmine kord, kui ta tegi seda, siis nüüd ma usun. Ja teine päev üllatad sina oma tuuletaskutega, jah? Ausalt öeldes ta sai eile esimest korda, ta ei uskunud, et ma oskan teha, aga ma siis lõpuks tõestasin talle seda. Kelle käes siin majas rahakott on? Ikka minu. Püksid on sinu jalas? Jah. Vaatan, et sa oled lastud miskit tätoveerida. Mida see tähendab seal või? Vaata, mina inglise keelt ei jaga. Noh, selle ma siin tegin jah, et kui sa tahad seda, siis võitle selle nimel, et oli vähe raskemaid perioode, kui siin öeldi jah, et spordi kohta, et kunagi enam midagi teha ei saa ja siis suht emotsionaalne aeg oli ja siis mõtlesin, et võiks midagi teha, mis annaks nagu vähe jõudu juurde rohkem võidelda ja teha rohkem. Rauno, millest sa unistad? No ütleme siiamaani eluunistus oli saada oma kodu, oma maja. See on täitunud. See tuleb alati, kui üks unistus täitub, tuleb uus võtta. Ja noh, läbi aegade muidugi spordis unistus on saada maailmameistriks. Et kunagi unistasin lihtsalt maailmameistrivõistlustele pääsemisest, selle ma sain. Noh, praegu nüüd võtaks siis 10 hulka saamise ja siis kunagi esimeseks. Et aega veel natuke on.